esimest korda sain üldse sõita nelivioolise roolis ja siis ma kasutasin ära, et sai nii nagu praegu see ring on, aga ilma sikaanideta asjadeta, et too oli mu elu esimene sõit ja siis teine sõit, kui ma siin sõitsin, oli Kesk-Eesti Rahvaralli 2012 aastal talvel ja siis pidi tagurpidi sõitma, aga ei kihvt. Kahju, et see tolm nii palju segab siin sõitmist, aga korraldajad said selle asjaga lahendatud, et neliviolised sõidavad pikemate vahedega. Ja nüüd tuleb siis Vaiko Hydro. Rada nagu iseenesest on tore, aga pinnas on nagu jube siuke lahtine. Ja ütleme selle slick rehviga nagu on jube libe. Et seda nagu seda on, et rada iseenesest on juba teises voorus nagu sealt tagantpoolt hüpete juurest on nagu läinud auku ka metsikult. Et eelmine ring juba lõi tagumise rehvi peaaegu maha ja nüüd nagu esimese. Ja ütleme jah, et auto sai ka natuke kannatada, et tagastange ja esistange. Aga no, sport on sport. No ütleme, esimese sõiduajaga olen rahul, teisega nagu ei ole. Et mul ei tööta ikka see, ütleme, kesktifri aju viskab nagu tagant ärada, et ei teagi, mingi sai nagu need vigasid nullitud seal, aga ikka viskab ette, et peab hakkama vaatama, milles asi on. Et siis, kui ta selle ära viskab, siis auto ei ole enam nagu nii hästi juhitav, kui nagu kõik on korras. Et seal, ma ei kujuta ette, et see kesktifri süsteem nagu kuidagi ei toimi. Enda tulemusega päris rahul ei ole, sellepärast, et uus auto ja ei oska veel päris hästi sõita. Esimest korda sellega. No tuli lihtsalt uus auto. Vana auto on veel alles, aga uus auto on uuem ja et võib-olla saab kiiremini sõita tulevikus. Palju sul enne tänast selle uuega kogemust on? Kruusapel pole üldse ja ühe korra kevade poole oli seal Jõhvi kandis üks võistlus, siis käisin seal sõitmas asfaldi päris slikkidega ja siis jäin kolmandaks. Rohkem ei ole sõitnud. Neliveede võistlus igal juhul jätkub. Siis ta sõidetab. Päev algas üsna konarlikult esimene, kuna slikiga pole kruusapel kunagi ammu juba sõitnud. Et seetõttu oli siuke ettevaatlik lähenemine, aga edaspidi läks juba kõik vähe paremini ja vigasid ei teinud väga. Ja kuna pantserid ka all ei olnud, et siis pidi sõidurada valima, ju siis sai puhtam sõidurada valitud selle tõttu, et mitte väga palju hullatud ja ehk sealt siis äkki tuli ka siis see parem aeg. Ja vist konkurendid siin ikka paar näpukad tegid ka sisse, nii et eks see andis ka nagu võimaluse parem. Kui neid pingeritta panna, eks tegelikult võidusõidu tulemused panevad autot ka omaette pingeritta, aga muidu 9 RS on kindlasti oma kaalueelisega neist tehniliselt kõige parem. 9 GSR, kuna ta on natukene raskem, siis see on tema miinuseks, aga võib-olla siis ütleme plussiks võiks öelda siis tagumine tihver teatud radadel sobib äkki paremini kui tavaline plokktihver. Ja 10 miinus on kindlasti kaal, aga plussiks arenenud elektroonika võrreldes 9-ga, kuna
nendel autodel on siiski päris mitu aastat vahet. 9 hakkas vist tulema 2005 ja 10 vist hakkas tulema 2008, et 3 aastat on seal kindlasti vahet. Ja suured rallis on ka näha, et kümned on paremad sükestel kiiretel lõikudel, kuna nad on natukene raskemad ja hoiavad nagu stabiilsemana. 9 keerab võib-olla paremini ja käänulistel teedel võiks 9 eelis olla.